toon siia ka siis sellise lisameetodi nüüd juurde, et vaatame, kuidas see asi nagu välja mängib, et ma olen siin testinud ja katsetanud erinevaid meetodeid ja hetke tees siis selle AI nii-öelda ennustava mudeliga on ka, et täna võib-olla on niisugune bounce back day, homme siis veel langus ja siis nädala teine pool natukene rõõmsam juba. Reede on võib-olla natukene ehk languse poole, aga no eks me näe. Võib-olla see ei ole siis nii tugev, aga kuidas neid asju võib-olla ära kasutada, et ma räägin sellest ka siis igaks juhuks, sellepärast et neid prognoose võib ühte või teistmoodi nagu tõlgendada, aga alati tuleb vaadata siis hinna liikumist. Ja üks selliseid intraday võib-olla meetodeid, mida mulle endale meeldib kasutada, on siis 15 minuti open range. Ja seda siis just spiderite peal, mis on siis SPY, jah. Et see on üsna selline lihtne meetod tegelikult. Võtan siia hinnagraafiku ette, et vaatame näiteks eelmise nädala baasil, et kui me mäletame, siis see prognoos meile viitas, et võib-olla nädala esimene pool on natukene niisugune optimistlikum ja teine pool siis pigem languse poole. No, kuidas me seda asja siin tõlgendame, et me vaatame alati päeva esimest küünalt, ehk siis kui turud avanevad, Eesti aja järgi siis kell 16.30, USA-s kell 9.30 siis turud avanevad ja see esimene küünal, siit tuleb meil siis see nii-öelda open range. Ehk siis vaatame, ootame ära, mis see küünal tegi ja siis me teame, et see vahemik on see päeva nii-öelda päevavahemik ja siis me hakkame ootama, kuhu poole hind välja nii-öelda murrab. Et siin väljamurre tegelikult tekkis juba kolmanda küünlaga. Ehk siis Eesti aja järgi me nägime siin peale kella 5, et toimus väljamurre. Ja sealt edasi põhimõtteliselt on siis tehingusse võimalik minna. Ja suures plaanis, siit ta kanduski niimoodi ilusti päris ilusa tõusu terve päeva jooksul. Ma loodan, et siit on nagu aru saada, ja stop tuleb ka paika panna, et tegelikult see esimene kasumi target on siis alati see open range laius ja stop võiks olla pool sellest, et siit allapoole. Et erinevaid lähenemisi on, aga selles mõttes stop peab olema määratletud alati. Vaatame teisipäevast päeva ka, siin võib-olla nii selge see asi ei olnud, et siin oli natukene sellist võipsoodet, et küll ta murdis välja allapoole siin teise küünlaga või kolmanda küünlaga õigemini ja siis liikus hind tagasi. Siin võib-olla on siis abiks just see meie CMS indikaator, mis on mul siin pandud praegu 5-minutilise timeframe'i peale. Aga ka kindlasti nädala prognoos viitas, et võib-olla siit veel väga sügavat langust ei tule, et see signaal oli selline so and so. Kolmapäeval hind ilusti murdis siit jällegi välja kolmanda küünlaga ja siit tekkis päris ilus kasv. Et see osutus väga heaks signaaliks. No neljapäeval, kuidas siin läks, et siin siis ka kolmanda küünlaga murdis välja. Liikus päris ilusti nii-öelda kasumi suunas, siis korra pöördus tagasi ja leidis siit uuesti vastupanu ja liikus siis hind edasi. Et selles mõttes see toimis väga hästi. Ja reedene päev oli vägagi üheülbaline, et tegelikult jällegi kolmanda küünlaga siit toimus läbimurre sellest open range'ist ja umbes sama muster ja veelgi suurem liikumine allapoole siis. Nii et selles mõttes see on üks meetodeid, mida võib-olla jälgida ja kuidas ehk leida selliseid võimalusi neid prognoose ka treidida, aga alati tuleb vaadata, mis see hind siis tegelikult teeb.